Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta. Tere teisipäeva, Mehed ei nuta eetris Peep Pahv Postimehest. Tervist. Tarmo Paju Õhtulehest. Tervist. Ja Jaan Martinson samuti Õhtulehest. Väljas on ääretult külm ja... Aga miks sa Jaan tervist ütle inimestele? Mina või? Ma olen ebaviisakas inimene, näiteks. Väljas on niisugune krõbe külm ja pakane, aga me alustame sisemiste spordialadega. Nädal tagasi, praktiliselt kohe pärast meie saadet, siis tuli suur teade. No ma tahaks täpsustada siiski, et nädal tagasi me läksime lahku, ennustusvõistlus oli meie saate viimane osa. Ennustusvõistluse üks küsimus oli, kas Indrek Visnapuu tänase saatajaks on veel Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener või ei ole. Ja sealt sündmused arenesid. Ja sealt sündmused arenesid. Põhimõtteliselt, üsna kohe, niisugune tunnikene hiljem tuli siis teada, et Indrek Visnap on tagasi astunud. Mina ainukesena lootsin temasse ja ütlesin, et ta on edasi peatreener, aga lihtsalt... Ma täpsustan, see teade tuli siiski õhtu kell 4, mitte tunniki peale saadet. No, tund siia, tund sinna. Nii, ja Indrek Visnapuu lihtsalt otsustas mulle käkki keerata, on ju, selle eest, et mina temasse uskusin ja astus tagasi, eks. Et no, mina ei saaks selle see tagasi astumine on väga tinglik. Tõde on ikkagi see, et eks see nii-öelda sündmus oli vastastikune, et minu teada juba 2 päeva enne saadet olid esimesed nii-öelda läbirääkimised sellel teemal pihta hakanud, et mis nüüd ikkagi selles olukorras edasi teha ja kuhu me jõudnud oleme ja noh, sinna loogilise rajani see asi jõudis, millest me ka rääkisime, et midagi tuli teha ja noh, see on samm number 1, kust alustada. Kusjuures, minu jaoks oli naljakas just see, et see väide nagu selle spordiklubi juht Andres Liinat ütles, et meedia oli tekitanud säärase fooni, et me olime sunnitud ja nii edasi. Ikka põhimõtteliselt meedia oli jälle süüdi. Mehed, mis te tegite? Kui Indrek Visnapuu enda analüüsi lugeda, mille ta oli küll kirjutanud enne nii-öelda lahkuminekut, Tartu Ekspress selle avaldas hooaja esimese poole analüüsi, siis ka sealt kumas väga palju läbi seda, kuidas nii-öelda väljast poolt tulnud surve, ehk siis meedia vahendusel põhiliselt on viinud sellise väga negatiivse õhkkonnani meeskonna sees ja see kumas sealt läbi kui selline üks peapõhjusi, mis natukene minu arust on vildakas nägemus asjadest. No minu arust ka ega siis küsimus ei ole meedias, küsimus ikka sellest, kuidas meeskond mängib ja meedia lihtsalt vahendab seda ja mõistagi avaldab vahest ka arvamust selle kohta, et küsimus oli ikka sellest, et ei olnud ju Tartu meeskonnal sihukest mängu ja seda sisemist põlemist ja mida, see on palju räägitud jutt tegelikult, eks ole, et vanasti olid inimesed kohal, meeskond võitles alati, silm sära, üks poja, kas siis võideti või kaotati, aga alati oli võitlus, aga enam ei olnud võitlust ega emotsioone isegi võitude puhul, nii arvu kui neid ka saadi, ütleme päris sarjades, eks ole. Ja see peletas inimesed ära ja mäng käis ju lihtsalt alla mäge, et ma ütlen, et selles suhtes on klubi juhid ja mitte korda rõhutada, et me oleme kindlad, et ajasime õiget asja, nii on öelnud ka praegune peatreener Gert Kullamäe ja Indrek Visnapuu, et võib-olla nad ajasid õiget asja, aga selline nad ajasid õiget asja valede meestega, et need mehed, kes olid, ütleme, nii-öelda nagu kaardipakis või need kaardid treeneritel ei olnud nagu võimelised neid asju tegema, mida õigeteks asjadeks peeti. Sealt hakkas häda pihta. See väljaspidi see survejutt, ei ole ka üdini vale selles suhtes, et minu arust see, miks fänne aina vähemaks jääb, et sellel on lisaks sellele, et kaotatakse või mängitakse kehvasti, on ka see pool, kas fännid siis usuvad või nii-öelda ostavad ära selle versiooni, et me ajame õiget asja ja et see oli hea kaotus tegelikult ja tegelikult kõik areneb edasi ja läheb õigele poole või nad ei osta seda juttu ära. Ja siin on minu arust koht, kus klubi, sealhulgas ka peatreener ise on minu arust juba eelmisest suvest saadik väga kehva sellist puhtalt öeldes suhtekorraldust teinud, et väga paljusid otsuseid ja valikuid, mida see klubi on teinud aasta jooksul või selle hooaja jooksul, on äärmiselt kehvasti suudetud ära seletada sisuliselt avalikkusele ehk pealtvaatajatele siis, et see sama otsus, mida ma tänini pean üdini valeks, et loobuda eurosarjast, selle asemel, et öelda ära selge sõnaga, kuidas meil on paar miljonit krooni võlgu tekkinud ja meil ei ole raha, selle asemel hämati seal mingisuguseid selliseid sõnumeid, et keegi ei saanudki aru täpselt, mis nali see nüüd on. Et ühest küljest räägite, et see ei olegi vajalik meile, siis kuskilt kumas läbi ikkagi rahateema ja nii edasi, nii edasi. Samad probleemid
nii-öelda selle müümisega on selle koosseisu osas, et millised valikud seal on tehtud, miks legionäri ikkagi ei toodud, kuigi rahaline võimekus on seal olemas, ja noh, lõpuks Indrek Visnapuu enda isiku juurde tulla, siis noh, olgem ausad, on tegemist üsna sellise noh, kehva veenmisjõuga inimesega selles mõttes, et ka tema ei ole saanud avalikkusega väga head klappi selles suhtes, et ta ei ole mõjunud väga veenvalt oma sõnumitega, et pigem natukene ebakindel. ja just ma tahtsin öelda, jutt on ebakindel natuke. Ja võimalik, et ma üldse ei välista ja see, mis talle saatuslikuks saigi ikkagi, et see sama on ka meeskonna sees, et seda veenvust ju siis ei tekkinud ka mängijate silmis. mehed, see, mis oli, see oli. Nüüd on Gert Kullamäe on peatreener. Teie mõlemad mehed, vaevalt, et te hakkaksite Gerti samamoodi slämmima kui Indrek Visnaput, sellepärast et ta on tõesti, noh, saab väga hästi ajakirjanikega läbi, on hästi tore mees, on legend, on kõva mängumees ja nii edasi, nii edasi. No siin ei ole ainult toreduses jutt, aga see, millele sa viitad, ongi väga õige ja see sama on selle Indrek Visnapuu minu eelmiste lausete jätk, et meestel nagu Gert Kullamäe või Aivar Kuusma või Tiit Sokk, nendele antakse mängijana selle suure mängija karjääri eest selline pagas ikkagi kaasa, selline avansiks, selline väike kohvrikene, et sellised nii-öelda rasked ajad ei pöördu kohe nende vastu, ei meeskonna sees ega ka avalikkuse silmis, et nad suudavad ikkagi jääda veenvaks ja see aitab neid sellistest hetkedest vähemalt mingid hooajad kindlasti läbi, et Indrek Visnapuu selles mõttes ikkagi on ikkagi esiteks hästi noor treener, ma ei kahtle üldse tema nii-öelda korvpallialases pädevuses, aga sellist karismat jäi tal puudu. Aga päris nii see muidugi ei ole, et meenutame kas või Tiit Sokku, kes on saanud ikka väga palju kriitikat, nii eriti üldsuse käest muidugi ja natuke ka ajakirjanduse käest. Aga seegi hakkas tulema alles siis, kui ta oli 10 aastat juba olnud treener ja tegev, et ütleme Nüübiti aegadel ja esimestel koondise treeneri aastatel seda ikkagi ei olnud üldse. Aga kui Rock ikka jätkab mingi jamaga, siis vaatamata kogu oma austusest Gerdi vastu ja julgen öelda, et heade suhete suhtes temaga, siis ikkagi tuleb kritiseerida ka vahest, ega midagi kriitikas oli isest nagu midagi halba ja kriitikat ei pea alati isiklikult võtma, et kui asi on ikka nagu minu meelest jama, siis tuleb ka see nagu välja öelda aga sama asi nüüd, et mis nagu nüüd saama hakkab, kui sa Jaan tõstad see küsimuse, siis ega ma ei usu väga, et juhul, kui nüüd meeskonnas suuri muudatusi ei tehta, ilmselt ei tehta, võib-olla mingi üks mees tuleb, ei tule, see on, vaatame veel, et seal midagi väga kardinaalselt muutub, et ega need, esimene võit saadi, selline lisaajal, Tuhholi üleval meestel, ma ei tea, täna mängitakse Rakverega, mina ei julgeks küll panna nüüd, et Tartu on selle kohtumise soosik. Et kindlasti mitte, et see on täitsa 50-50 ja ega need mehed ju nagu üleöö järsku teistmoodi mängima ei hakka, et Kullamäe on teinud mingid muudatused ära seal, seda ei näha ka, ütleme, kas mängu skoorist, eks ole, mis esimeses tema juhendatud mängus oli, aga tervikuna ikkagi see meeskond on teatud seisus ja teatud ütleme, kuidas ma ütlen, nagu selle hooaja võimete juures, millest üle varju nüüd see treeneri vahetusega hüppad, see ongi ainult see emotsiooni küsimus, et kui see nüüd aitab neid kanda natuke edasi, siis see aitab, aga väga suuri muudatusi selle koostööga ma arvan, et ei tule. Ma arvan, et kui me ikkagi paberile paneme, siis kerge soosik Tartu nii-öelda ütleme, võrdsete muude tingimuste juures on Rakvere vastu, aga ma just tahakski võib-olla öelda, mida mina kõige rohkem Gert Kullamäelt ootan, on see, et seal natukene rohkem selgroogu näitaks ta selles suhtes, et me teame ja sellest on meedias ka räägitud, et sisuliselt tänu temale esialgu vähemalt Tartu mängijate töötasude kallale ei mindud, et ta ikkagi veenis nii-öelda klubi juhtkonna ümber, et ühest küljest oli see niisugune osav samm nii-öelda, et alustada väga positiivselt lehelt, aga kui nüüd ikkagi mõni mängija, ma ei hakka nimesid nimetama, kusagil nii-öelda laseb jala sirgu ühe koha peal, siis on see selline altvedamine, mis on, ma arvan, väärt nii-öelda päeva pealt minema löömist. Mina seda Gerdi sammu heaks üldse ei kiidagi. Minu arust ikkagi oleks olnud õige mingi osa ikka külmutas, et peale see oleks tähendanud seda, et kui nad ikka mängivad hästi, siis nad oleks selle raha kätte saanud ja see oleks mingi lõplik raha äravõtmine olnud ja minu arust oleks nad täitsa õigustatud kogu selle jama peale ja kohe, ma saan Gert valis nii-öelda nagu selline hea onu taktika selles hetkeks, ta võis olla mõnes mõttes kaval, aga mina isiklikult seda päris õigeks ei pea, et oleks võinud ikkagi, eriti mõnele mehele, ma ei usu, et seal need mõned sellised paadunud löterdajad on hakanud nüüd mõtlema sellega, et oli treeneri vahetus, et ainuke, mis mõjub, on raha, ega muu piits seal enam ei tööta. Ma arvan, et seal on juhtumeid, kus ka see raha võib-olla enam ei tööta.
nii, aga nüüd on reklaamipaus. Reklaam kuulatud, aga ärge nüüd kohe kaupa minge tõtake ostma, kuulake ennem meie saade lõpuni ja nüüd on kiire vahemäng. Meie olemegi see kaup, mida tasub osta. Absoluutselt. Nii, aga rallimees Kaspar Koitla sõidab nüüd siis autoga, millel on kleebitud siis Venemaa lipud. Aga normaalne, minu arust siin ei ole midagi halba. See on üldse niisugune moe asi, sest meil on ka määrdemeistrid Venemaa koondise särgis suusatamises. Jaa, ei noh, siin on teised asjad, ütleme, ta ju tegelikult ei esinda selles suhtes, et ta ei läinud ju mingi Venemaa koondisse kuskile, vaid sõidab Venemaa litsentsi all, kuna see tiim ehk klubi, mille all ta sõidab, Megapolis on see vist, eks kui ma õieti mäletan peast, see on Venemaa klubi lihtsalt ja kuna neil on Venemaa litsents, siis on rallimaailmas on see kombeks niimoodi, et see, kus see riigi litsents sul on, selle kleepsu peale paned, et kui ma õieti mäletan, siis Jevgeni Novikov sõites Eestisse noore poisina, minu arust sõitis näiteks Eesti lippudel. Ja aga kusjuures no muidugi, eks Kaspar Koitlat võib ka mõneti mõista, sest eelmisel aastal ikkagi tal käkerdati see Eesti meistritiitel, absoluutne meistritiitel ikkagi no, kogu see temaatika, mis see Saaremaa ralliga üleval on olnud, ma olen Kaspariga rääkinud siis ka paar korda ja olen rääkinud ka muude asjaosalistega, see on muidugi nii segane, nii detailselt peendustesse minev teema, millest siin nagu meie saates ei ole küll mõtet nagu rääkida. Ei, aga kõiges... Ei sina, Jaan, ega mina, ega ei oska siin küll nagu mingid kohtumõistused. Ei no põhimõtteliselt kõige suurem point oli see, et vennale öeldi, et ära esita mingit protesti, sellepärast et sa saad nagu nii Eesti meistritiitli kätte ja siis järsku tühistati ju 2 etapi tulemused. Et põhimõtteliselt igal juhul käkkidele keerati. Jah, seda küll. Küll aga on... või ütleme nii samuti on tegelikult ka natukene käkki keeratud Eesti spordile, miks selle teema sissejuhatuse teises pooles, ehk et maailma umbes 174. maailma kummimate naissportlaste edetabel on välja ilmunud USA spordikõmuportaali Bleacher Reporti poolt ja Kaie Kand on sinna 27 hulka mahtunud, aga miks on liiga tehtud eestlastele, minu arust on põhjus ilmselge, seal peaks Eesti naissportlasi, no vähemalt pooled sellest küll olema. 27. loomulikult, absoluutselt, minu meelest ka. Jah, kiidame heaks, ütleme, kuigi... kus on Maris Mägi? No aga kas sa ütled, Maris Mägi on ilusam kui Kaie Kand? Ei ütle, ma ei ütle midagi selle kohta. Absoluutselt, kõik nad peaks olema. Neid võiks olla rohkem küll, Kritsa Teiko näiteks, kui võtame ainukese kerge jõustik tõsi võtame. Kuule, imekenad ujujad on meil kõik, noh. Et on. Et selles suhtes ma teen ettepaneku, et Õhtuleht võiks ise panna kokku nüüd, kunagi teil oli mingi ilusate sportlaste konkurss, et oleks Victoria Lex võitis. Jah, et kuna Victoria Lex on nagu päris spordist loobunud, tegeleb mingit ilutamisega kuskil Ameerikas, eks ole, siis oleks aeg teha teil uus edetabel ja huviga vaatame seda. Nii, küll aga on Eesti neiud siis kuum kaup ka välismaalaste seas, ütleme, mitte meie üksi hinda neid ja siis on siis Egiptuse kettaheitja kuulus Omar El Ghazali kosinud siis Eesti neiu endale. Noh, kena blondiini. Kena blondiini. No mis on peamine on see, et nende armastusloost on valmimisel ka film. Jah. Kas teil on midagi vastu panna selle? Kusjuures muidugi naljakas on... No teil, kas teist on tehtud film? Miks peaks meist filmi oleme tehtud? Miks? Aga küll mul on aga pretensioone selle Eesti neie suhtes, et taas kord, ütleme nii, samal ajal kui Eesti on täis ilusaid, toredaid, šarmantseid, ütleme, tõelisi Eesti noormehi, siinses, ütleme, kliimas sündinud, kasvanud, elanud, olnud põliselanikke, ikkagi jälle on mindud nagu, ütleme, libedale teele ja mingi välismaalasega ja mingi kaugkultuuri esindajaga nagu ühte heidetud, et see on nagu lubamatu ja see ei ole nagu õige. Küll on mul pretensioone sulle selle jutu peale, ehk et taas kord ei suutnud sa üllatada antud teema puhul juba eile neid siia paberile kirja pannes. Ütleme, et sõna-sõnalt enam-vähem mõttes käisin selle tiraadi juba läbi, mis su suust tuleb selle koha peal. Aga nii on, ega mina olen nagu, ütleme, selliste nagu pikaajaliste väärtuste hoidja tähendab. No ja väärtused ongi need, et ei ole ette nähtud igast välismaalasteks mehkeldamine. Pikaajaliste väärtuste hoidja, kui just ei ole vaja neid muuta. No, vastavalt olukorrale. Nii, aga Jaak Maes sai ülikõva vend, sellepärast, et ta valiti Albu valla teiseks aukodanikuks ja esimene 36. aastal siis omistati aukodaniku tiitel meie kuulsale kirjanikule Anton Hansen Tammsaarele. No minu mõelest väärikad mehed mõlemad. Ma arvan, et Tammsaare kirjutab nõks paremini kui Jaak Mae ja Jaak Mae suusatab nõks paremini kui Anton Hansen Tammsaare. Ma olen rahvusvaheliselt huvitav, et kumb on kuulsam mees, ega me ei oskagi öelda palju tänapäeval Tammsaaret, ütleme, välismaal teatakse, kuskil Soomes ja
no teda on ikka tõlgitud ja kui ei on soomlased tõlgitud küll, aga no kuule, kui soomlased ei tea, siis see on põhimõtteliselt, no see näitab nende kultuuritaset, ütleme niimoodi. sa tead kõiki Soome kirjanikke või? No kõik ei tea, aga no ütleme Aleksis Kivit teame ja me oleme lugenud Aleksis Kivit ja nii edasi, nii edasi. Aga no ütleme, tore on, et on niisugune koht nagu Albu vald, kes teeb niisuguseid häid otsuseid. ja kiire vahemängu lõpetuseks räägime Peebu lemmikteemal ehk et jäähokist ja kui KHL juba mängu tuleb, siis tal juba hakkavad sõrmed võbelema vaikselt siin stuudios. Ehk et hokimaailmas käib kõva vaidlus, et kas kõvema löögi omanikuks olev mees on siis KHL-i mees või NHL-i mees. Väidetavalt siis, võite väidetavalt, faktid ütlevad, et KHL-is nii-öelda sellel kiirusrekordi tegemisel Aleksander Jasantsevil mõõdeti litri kiiruseks 183,6 kilomeetrit tunnis, NHL-is tähtede mängul Zdeno Tšaral 175,1, samal ajal ühes kohas löödi nii-öelda lähemalt, ehk et need andmed ei ole päris võrreldavad ja nüüd käib õudne arutelu täiesti mõttetul teemale, mis absoluutselt tähtsust tegelikult ju ei oma, no mis tähtsus sellel on? No see on väga huvitav. No see on maailma rekord. Tennises üldiselt kõik kõvemad servimehed pole kunagi nagu mingid erilised mängumehed. Jaa, aga sa ei saa öelda, et härra Tšara ei ole nagu kõva mängumees. No on küll, aga mitte sellepärast, aga see ei tulene sellest, kas tema Boston Bruinsi kapteniga. Jaa, aga see ei tulene sellest, kas tema löögikiirus on 175 või 173 kilomeetrit. No ikka ta kaugelt, kui ta ikka litri teele paneb, see on ikka ütleme, see väravõrgud nagu ragisevad. Kuule, aga põhimõtteliselt siin veel kord ütlen, et KHL ja NHL peaksid tegema niimoodi, et finaalmatš või siis finaalseeria peaks olema. Et see nagu, mulle meeldib, et on see kahe liiga vaheline niisugune kähplus käib ka sellistel teemadel ja see on väga teretulnud, ma ütlen, KHL on kõva. Ja muuseas tähtemäng toimus Riias. See on ka tähtis. Ja osalensi meeskond mängis. Jätke nüüd kirjadega, mida on palju. Kirjad Viigiud ja kirjad on taas sul palju ja Tanel siin küsib, no ta siin räägib siin Visnapuu vallandamisest, et jah, see selleks, aga tal on ka hoopis kirjas ka teine küsimus, palju huvitav küsimus. Kuidas suhtute Tarmo Kingi otsusesse tagasi lükata Poola meistriga juhtiva klubi pakkumine ja jääda edasi Inglismaa pingi otsas juuri alla kasvatama? Et Kingi, siin on ära Kingi tsitaadid, Poola praegu liiderklubi tegi mulle pakkumise, kui ütles neile ära, pakkumine oli hea, käisin ka Poolas, kuid kohalik eluolu ei kutsunud. No mina ütlen ka niimoodi, et no see on täitsa tontlik jutt, see ei ole spordimehe jutt. See täna, et see koht ju tegelikult, kus ta käis, oli täiesti tibens-tobens koht, oleme isegi käinud seal. Et ma ütleks küll, et Tarmo Kink, et tead, no puhka välja ausalt. Kuule, mis seal Inglismaal on? Inglismaa sööki süüa aastate kaupa. Tule mõistusele. No ahvatlus muidugi oli, ma saan aru see, et ei ole välistatud, et Middlesbrough on järgmisel aastal Premier Liigas. No jaa, aga kui ta isegi seal esiliigas, ta isegi pingile ma ei ürita õigustada, ma üritan selgitada. Siis Premier Liigas ta isegi tribüünile, ma arvan. Ta käis siis kodus televiisorist seda mängu vaadata. See ongi tase, ja see on Eesti jalgpalli tase. Et ega siin midagi muud ei olegi öelda. Nii, siis meie sõber Mihkel, nagu ta ise nimetab, kirjutab meile, et suunas küsimus nagu mulle, et väitsin, et Baruto tulemus on tühine ja kuna maailma mõistse tegemist ühisalaga, tuletas meelde, et vahepeal siin propageeritud ka niisugust asja, et ükspuha, kui suur on ala, et sellest parimaks olemine tähendab ikka sama võrdset tööd kui mõnel teisel alal. Sina propageerisid. Jaa, mina propageerisin, jah. No Jaan oli ka muga nõus. Aga sina üksi väidis vastu. Ma ütlen, et jah, seda küll, aga Baruto tegeleb ju sumoga, mis nagu me lugesime Riho Bruno Brahmani selle jutust, ei olegi sport. No see on palju suurem kui sport. Palju midagi enam. Aga siis me ei saa valida ka esiteks parimaks sportlaseks ja me ei saagi nagu mõõta seda, ütleme nagu ja spordi kontekstis neid asju, nii et see nagu ei lähe nagu hästi peale. Nii, ja veel kiiresti küsitakse meil ka seda, et Jaan räägib pidevalt siin meiega rallist ja muudel teemadel, aga lähima tulemus on siis Super Bowl ja et miks Jaan sellest midagi ei räägi, ma ütlen kiiresti ära, miks ta ei räägi, sellepärast, et see ei huvita mitte kedagi. Ei no põhimõtteliselt väga huvitav mäng tuleb pühapäeva õhtul ja kõiki paluks vaatama Super Bowli, nii aga nüüd reklaamid ja uudised ja kõik muud asjad. Uudised ja reklaam lõppenud, mehed ei nuta tagasi, Peep Pahv, Tarmo Paju, Jaan Martinson. Tere jälle. Peep, sul kirju rohkem ei olnud praegu? No siin on Baruto teemad ei viitsi rohkem rääkida, et siin lähme nagu nüüd päris spordi juurde tagasi. Mis su arvutiga juhtus vahepeal? Kinni läks, vajutasin sleep-nuppu ja läkski kinni ja enam ei oska tööle tagasi panna. Vaene Peebukene. Nii, aga räägime jalgpallist. Henrik Ojamaa on nüüd tegusi tegemas Šotimaa meistriliigas, tugevuselt 3. meeskonnas, Motherwellis ja mis te ütlete? 3 mängu, 4 väravat
Ja jumalast vinge. Jumalast vinge. Ma ütlen nüüd seda, et tõmbame nüüd ikka kõvasti seda auru nüüd vähemaks, eks ole. Mis mõttes auru? Pole ju mingit auru ollagi tegelikult. See on mingi ažurotaaž, mis on tekkinud, ma ei tea, šotlastest muidugi üldse juba mingid kruusid ja rätikud ja särgid ja ma ei tea, Brad Adrekud, kõik on tehtud juba tema pildiga. Et ma mäletan varem ka, need Eesti jalgpallid, läks Indrek Selinski Taani, läks Konstantin Nahk Soome, ka löödi alguses esimeste mängudega seal, pandi väravate tulevärk käima ja siis järsku kukkusid nad, ei tulnud enam kolle, kukkusid pingi peal, lõpuks vajusid täiesti ära. Et noh, ei ole mõtet nagu üle pushida, noh, ütleme, see on tore, et noor mees läks, praegu esimese bravuuri pealt paneb, tore, kui jääb püsima, aga millegipärast ma kardan, et see elu nüüd nii ilusaks jääb, et kuidas ta siis nüüd järsku üleöö nii kõvaks meheks sai, et siiamaani nagu pole ta üldse olemaski olnud. No see, et teda olemas olnud ei ole justkui, see on pigem sinu tõlgendus loole, ehk et Hendrik Ojamaa on ju tegelikult olemas olnud küll, lihtsalt mängumehena ei teada. No ega ta Soomes viimane mängu kohta ei olnud mingisugune eriline ebaõnnestumine ja Soome liiga meie mõistes on ikkagi päris korralik liiga, kui me nüüd Eesti konteksti asja paneme. Ja enne seda, eks ole, me räägime noorest nendest eelmistel aastatel veel alla 20-aastasest mängijast, kes nii-öelda tiirles ringi Saksamaal, Inglismaal sellistes kohtades, et nii-öelda Eesti jalgpalli mõistes oli see mees ikka nagu väga ja väga olemas juba siis. Ja noh, selles mõttes sul on muidugi õigus, et eks tal see nii-öelda noore aeg veel kestab, kus nii-öelda esimese hurraa pealt on nii-öelda värava löömiseks kõvaks läinud ja kindlasti tulevad seal ka raskemad hetked, kus hakkab selguma, kas see asi jääb ka püsima või ei jää püsima. Aga teiselt poolt jällegi tõepoolest võtame ja vaatame, palju Eesti spordil või pallimängualadel on 20-aastased, kes piiri taga on võimelised kas või sellistel üksikutel hetkedel midagi tegema. No. Olid kohe nagu, kes läksid no ei tea, kas nad kohe nüüd no on veel Siim-Sander Vene võib-olla, kes läks noorest peast ja siis hakkabki see nimekiri otsa saama. Ei, seda küll ei. Muidugi sealt võib tulla, aga ma ütlesin eiteks, aga ma lihtsalt tahan jälle hoiat, nii nagu ma hoiatasin ka Kanep peale, ärme nüüd kohe tõuse nagu nüüd 1-2 matši pealt nagu ei, Pilvedes ei olegi kuhugi mõtet tõusta, et ma ei tunneta, aga võib-olla seal Šotimaal on tõustud, aga Eestis minu arust on suhteliselt rahulik õnneks. Aga ma vaatan neid Eesti jalgpalliajakonnike, siis on kerget võbelust on siiski tunda. Ei, tegelikult meil võetakse ka ikkagi, meie toimetuses võetakse asju väga rahulikult, nad muidugi võrdlevad seda, et Šoti liiga ei ole tõesti enam see, mis ta oli. No Ojamaa ise on öelnud, et väga suurt vahet Soome liigaga ta ei tunneta tegelikult tasemes, et see annab jällegi teistpidi mingi pildi ette, et tõesti see mingi imeliiga ka ei ole. No jah, aga üks asi on siiski jah, minu jaoks natukene kummaline, et Ojamaad ei ole siiani veel, ma ei ütle, et ta peaks koondises kohe niimoodi rauhplatsile saama, aga vähemalt kogunemistel oleks võiks teda kutsuda. Nüüd kutsuti, aga nüüd siis järsku nagu üleöö on mees õppinud väravaid lööma ja mängima nii, nagu ta mängib. Aga seal ees on väga normaalsed mehi meil olemas ju. No normaalseid mehi, aga ma veel kord räägin, 20-aastane, see on tõesti selge see, et U20 koondis on ju kogu aeg olnud. Ei, no tegelikult ei ole väga kogu aeg olnud, seal on pigem selline omavaheliste suhete mingisugused küsimused üleval, et miks teda alati ei ole olnud seal. Pigem on see suurem küsimus, mitte see, miks teda meeste koondises seni veel olnud ei ole. Jah, aga kõik need, et miks ta seal koondis pole olnud, eks mõneti ka temalt sõltuvalt, ta ei olevat kõige lihtsama iseloomuga mängumees ja kõik nii, et siin tuleb ikka treeneritel asju klapitada, sest ega meie ründeliin ju nii briljantne ka ei ole Eesti koondisel. Sinna oleks tõesti ühte väärt meest vaja. Aga seal selles mõttes muidugi valikut kokkuvõttes suures pildis on, aga kui Eesti jalgpalluritest natukene kõrvale nüüd vaadata, siis natuke isegi rohkem ja olulisem teema minu arust on, et mis Enar Jäägerist praegu saab, et seal kaitse poole peal ei ole meil valikut üldse ja kui nii raudkindel mees, nagu viimases tsüklis Jääger tegelikult oli ja tähtis mees on klubita ja tundub, et üks Šoti klubi ei oma lihtsalt piisavaid finantsvahendeid, et teda palgata ja mujal ei ole ka veel õnneks läinud, siis tegelikult teema number 1 on praegu see isegi, minu arust. No küll ta kuskil ikka mängupaiga leiab ka see Florast. No see nagu ei ole mingi väljakutse, jaan seda aru, et see on väljakutse ei ole, aga vaata, kuidas ikkagi seal ütleme, kuulsas jalgpallimaades ka käib üks lollitamine, ütleme, mängijate lollitamine, et tegelikult ju keerati tal ju käkk kokku, oli tal võimalik minna ka teise klubi juurde, eks ole, öeldi, et umbes, et me anname sulle siit ikkagi lepingu ja siis lõpuks ikkagi ei antud ja läks teine variant ka vett vedama tol hetkel, nii et see on ikkagi ka suhteliselt julm maailm. Terve voor käis seal läbi kusjuures koos Jäägeriga. Jah.
et selles suhtes on see jah, huvitav asi, et raha ei ole kokkuvõttes. Aga vahetame teemat, läheme suusailma juurde, läheme Eesti suusailma juurde ja nädal on pakkunud siin teemasid nüüd küll päris igasuguseid, ma arvan, et kõige ma hakkan otsast pihta ja punkt number 1 selles nimekirjas, ma arvan kindlasti oleks see, et Algo Kärp pani ära Eesti meistrivõistlustel sprindis kõikidele meie spetsiaalsprinteritele, kuigi kvalifikatsioonis oli ta nii ligi 10 sekundiga neile kaotanud, siis niipea kui läks nii-öelda mees mehe vastu võistlusteks, mida sõiti edasi, seda nii-öelda vastupidiseks kaalukausid läksid, kuni finaaliks olid siis sprindimeestel kõikidel jalad pehmed ja Algo Kärp oli ainus, kes suutis lõpuni sõita. Ei, aga see on tüüpiline Eesti sprinterite tase kahjuks, et nad ei suuda ju teha ju mitut sõitu järjest kiiresti. Seda on näidatud ka MK etapid, eks ole, et kui nad sõidavad isegi ennast sinna veerandfinaalidesse, siis sealt edasi saamine on juba pool ime. Nii nagu on täiesti tavaline see, et keegi ennast kukub kusagil. Loomulikult kukkus ka seekord. Siin ei ole isegi midagi imestada. Minu arust see ei ole, ma vaidleks selles mõttes vastu, et minu arust see ei ole enam tavaline tase, et me oleme harjunud, et võrdluses Dario Colonia või Peter Nordhugi või selliste maailma tippudega paistab see välja, et Eesti mehed juba poolfinaalis hakkavad nii-öelda väsimuse märke näitama, aga et ka võrdluses Algo Kärbiga. Aga Tarmo, meil ei ole olnud ka seda võrdlust, et kui läheb ikkagi, kui Algo Kärp saaks, ütleb niimoodi nagu wildcardiga, hea kord, saaks ka nagu edasi ja siis saaks võrrelda nende seda teist ringi, meil polegi seda võimalust olnud siin. Põhimõtteliselt vaata, seal on see, et ta ei saaks teisest ringist üle. Ma siiski kahtlen, et ta Nordhugiga suudaks nagu võrdselt võistleda. Ei, Nordhugi muidugi ei suuda, aga ma räägingi selles, et ta suudab nendest Eesti sprinteritest, ma räägin sellest praegu. Vaata, Peepkole, kui Algo Kärp saaks wildcardiga finaali, vot siis seal oleks tema tõesti tegija, sest ma ausalt öeldes ega ei mäleta küll, et millal viimati meie mees nagu võitles kas või poolfinaalist edasi saamise pärast, võitles niimoodi. No on juhuseid olnud, võib finaalis võitleda, aga kallid mehed, see ei ole sprint. Tegelikult algselt räägiti, et sprint on niisugune kaheminutine tirts ja võib-olla alla 2 minuti, nõks peale 2 minuti. Otepää rada. 3,5 minutit nühivad seda. See ei ole sprint, see on täiesti mingisugune nii-öelda keskma jooks. Aga paraku see nii on. Nüüd mehed peaksid hakkama oma vastupidavust suurendama, kiiruslikku vastupidavust. No see ei ole ainult Otepääl niimoodi ja see ei ole ainult Eesti meistrivõistlusel niimoodi, et see on pigem trend ikkagi, et see sprint selline on ja tekib ikkagi küsimus, kas meie sprinterid on ikkagi natukene nii-öelda valesti siis nii-öelda valmistatud ette võrdluses muu maailma sprinterid. Ajal jalgu jäänud, sest kui need rajad on muutunud, on muutunud natuke see ajaline distants, eks ole, siis nad ei ole vastad selle harjutanud. Sest päris sprint, mis oleks tõeline sprint, oleks nii-öelda 200 meetrit, ütleme siis suusamaailma vaste meeste 100 meetri jooksule. Ja miks mitte ei võiks alla kavas olla? Ei no nad sõidavad, Noora meistrivõistlused on 100 meetri suusatamises. Aga läheme nende suusateemadega edasi. Ka murdma naistel ei olnud meil just kõige parem nädalavahetus, sest seal puhastas siis Kadri Lehtla nende eest auhinnalaua. Kus ei ole muidugi midagi üllatavat. Ja põhimõtteliselt meil ikka naiste suusatamist praegusel hetkel ei ole. Meil on Triin Ojaste ja põhimõtteliselt on Piret Pormeister. Aga ütleme, päris suusatajad nagu ei ole. Ja põhimõtteliselt see on osatud, kuigi meil on pritsitud nagu noorte arengusse miljoneid aastate jooksul, aastast 1998 minu meelest hakati nagu noorte projektiga tegelema, on suudetud naiste suusatamine lõplikult ära kaotada, vähemalt distantsi suusatamine, palju õnne. Aga küll aga nädalavahetuse sündmus number 3 Eesti suusas, Eveli Saue, ütleme siis, ma ei julgeks päris comeback öelda, nii öelda comeback, ehk et Eveli Saue võistles nii murdma kui laskesuusa meistrivõistlustel ja jäänud head tunnet selles asjas. No mis, Neiu pani ikka väga vingilt, mis ta pani 5 võistlust 3 päevaga, jah? Neiuga tunnistas ise, et ütleme, tippspordist on asi kaugel. Ma ei saa ikkagi aru sellest pointist. Ehk et see kõik, mis praegu toimub, tema tagasitulek esialgu ei ole kuskilt otsast ja ta ka ise tunnistab tee nii-öelda päris comebacki poole. Mis on nagu see point nüüd, ma saan aru, eestiketel võistled, kõik on loogiline, aga... Ei no point on see, et sporti on tore teha, kui ta on hoolimata sellisest poolikust vormist Eesti parim. Ei, ma räägin, et eestiketel ongi kõik okei. Aga mis on nagu see point, see saia vormi pealt nii-öelda minna seda MK-etappi ja seda MM-i püüdma, mis mõnu pakub MM-il sõitmine, kui sa tead, et sa ei suuda seda teha oma parimal tasemel. Peepkule, kui tal oleks saiavorm, siis ta oleks ülikõva. Jaan Kirsipuu võitis Tour de France'il saiavormiga ükskord etapi ära, eks. Aga probleem ongi selles, et tal ei ole isegi seda saiavormi mitte. Nagu ta on öelnud, 10 tundi nädalas, läheb ja matkab natukene, laskmist proovida ei saa,
Tallinnas ju tiiru ei ole või kus iganes, Tartus. jah, või Tartus, jah. Noh, ja siin ongi nüüd, mina ka ei saanud sellest aru, mida ta üldse tahab, kas ta tahab tagasi tulla või mitte või kõik on ääretult sellest ei ole mitte keegi aru saanud. Nii. Aga küll me saame väga selgelt aru sellest, kuidas usutasid meie ilusutajad siis Euroopa meistrivõistlustel. Said sa aru? Ja sain. Jana Kleebos 11. koha. Noh, ja kuidas hinnangu annad? Hinnangu annan siiski negatiivse. Aga mul oli hea meel, et see 11. koha, sest see toob Eestis juurde ühe huvitava võistluse, ehk siis saavad nad uuesti Kelly Linnamäega teha katsevõistluse, kes saab MM-ile ja seda on kindlasti põnev jälgida. No see teisest küljest jällegi võttis Eestilt võimaluse 2 naist järgmine aasta EM-ile saata. See kaalub siiski üles selle, aga võib-olla Jelena Kleebova varjus jäi tegelikult tähelepanuta, et võib-olla EM-i parimad Eesti esindajad olid Irina Stork ja Taavi Rand, kes vähemalt kohtade järgi on jäätantsus tõusnud enam-vähem samale tasemele, kus olid Kristjan Rand ja Caitlin Mallory. Punktide järgi veel mitte, aga kohtade järgi küll. Ja kusjuures tundub, enne kui nad nii-öelda pillid kotti panid. Tundub, et sealt võib tõesti edasiminekut tulla ja kõrgemaid kohti oodata. Samas jälle, vaatad naiste iluuisutamist, midagi pole aastatega muutunud. Kostner, Kiira Korumbi, kõik, kes seal on, ja Jelena Kleebova kahjuks. Ainukene areng, mis tõesti oli, natukene särtsakam võib-olla oli kava ja võib-olla rohkem naeratust näol, aga ikka olulist edasiminekut kahjuks. Ei ole nagu toimus, sest vaata sama see Kedejanishvili, kellega ta on ju võrdselt sõitnud, eks ole. See võitis pronksi. See võitis pronksi, ta võitis tookord see Tallinnaski pronksi ja nii edasi, et ei ole tulnud seda, jah. Nii, aga nüüd on reklaam taas. Nii, asume nüüd viimase saateosa juurde ja räägime muidugi tennisest ja räägime eelkõige sellest eepilisest Austraalia lahtiste finaalist, kestis pealt 5 tunni, Rafael Nadal pea 6 tundi ja Rafael Nadal sai taaskord juba vist 7. korda järjest. 7. finaali järjest. Jah, Novak Djokovic'ilt kotti, aga see mäng oli ikkagi võimas. Väga vinge mäng, ma peaaegu vaatasin, suutsin ta, mul oli vaba päev, ma sain seda mängu vaadata ja nautida, tõesti oli hea mäng. Seda mängu oli võimalik seda näha, aga nii palju, kui mul on räägitud sellest, olen siit ja sealt kuulnud ja natuke lugenud ka, et kas see on siis nagu uus klassika nüüd või on ikkagi, ütleme, see Federer on nagu klassikalisest nagu välja jäetud? No see oli ikkagi puhas selline eepika, see kohtumine ja ainus asi, millest mul kahju on kogu selle nii-öelda ajastu juures, kuhu maailma meeste tennis on praegu jõudnud, et me võime öelda, et see on ikkagi tõeline superajastu, kus 3 sellist mängijat on sattunud ühele ajale kokku, Federer, Nadal ja Djokovic ja viimase turniiri valguses ei saa välistada, et Andy Murray on ka sinna veel kuidagi, sinna seltskonda nii-öelda kuidagi sisse murdmas, et ainus, millest mul kahju on, ongi see, et need matšid on nii eepilised ja kestavad nii kaua, et seda 6 tundi on nagu kahju näppistada nii-öelda muude asjade kõrvalt, et seda kõike nii-öelda korralikult ka vaadata. Kusjuures on niimoodi, et olid ajad, kui ma tõesti samamoodi olin väga tihedalt tennist vaatamas, need olid need ajad, kui mängisid Björn Borg, tuli John McEnroe, Jimmy Connors, Ilja Nastase, kogu see punt oli ka samavõrd võimas, samavõrd säravad kõik need tähed ja tõesti, ja sa ootasid neid finaale, poolfinaale, kui see vähegi Soome telekast meil õnnestus neid mänge näha ja see oli nagu ülivinge ja nüüd ma juba ootan Prantsuse lahtisi. Kas Djokovic võidab Grand Slami? See on ju täiesti võimalik. Just, ja me räägime ajastust, kus me näeme... Grand Slamiks võeti 1 aasta jooksul need. Jo, absoluutselt, aga nüüd on küllaltki otsustavaks muidugi saabki just see Prantsuse lahtised liival, aga ta on liival ka päris hea ja siin on, mida vaadata just meeste tennis. Just, aga me räägime ajastust, kus ikkagi enam-vähem oma parimas sportlase seas, ka Roger Federer ei ole mingisugune vanameister veel. Et on ikkagi 3 mängijad, kes kõik pretendeerivad oma saavutustega ja oma mänguoskusega maailma kõigi aegade parima tennisemängija tiitlile. Just, ja just oli ka 70. 80. oli kõik need Borg, McEnroe ja Connors olid täpselt samamoodi, kõik pretendeerisid kõigi aegade parima tiitlile. Ja terav kontrast minu jaoks, kellel seda Connorsi ajastu mälu ei ole, on need ajastud, mis on vahepeal olnud, kus meeste tennis tundus päris igav, oli ju see ajastu vahepeal, kus näis, et nüüd tulevad servimasinad ja need pallivahetused muutuvad eriti lühikeseks ja seal ei olegi midagi vaadata. Ja siis oli ajastu, kus nii-öelda selgeid staare ei olnudki üldse, kuni ühel hetkel ikkagi Roger Federer tuli ja hakkas nii-öelda võttis selle koha sisse ja siis ühel hetkel tuli
Nadal, kes hakkas äkitselt võitmatuna tundunud Federeri võitma kogu aeg ja nüüd äkki on tulnud Djokovic, kes tundub on ikkagi veel ideaalsem mängija ja selle viimase finaaliga muidugi tõestas ta, ma arvan, oma suurust veel eriti. Nii füüsise poole pealt, nii vaimu poole pealt, lisaks tehnika arsenal. Aga kui me vaatame laiemalt seda meesttennis, siis ega see midagi muud nagu vaadata ei ole, ütleme see kõik, mis tundub neist kolmest mehest, okei, Marriks, eks ole, 4. mees, ütleme sealt poolfinaalidest allpool, ütleme siis niimoodi, on minu jaoks ikka igavuse tipp täiesti oli sellel ka turniiril, eks ole. Ei on midagi vaadata, et selles nagu naiste tennis näiteks on nagu natuke võib-olla põnevam, et see ring on lihtsalt nagu laiem, kes võivad võita. Okei, naiste mäng on supp on selle võrra lahjem. Ühtlane. No ühtlasem, aga seal on nagu lihtsalt nagu ütleme ka juba allpool ringides on natuke põnevam vaadata kui meeste mängudes. See suurturniiridel ikkagi need ässad, nad purjetavad seda alt ikkagi läbi. Just, aga ei ole sellist suurt ikkagi ülisuurt ootust ei ole, Navratilova versus Graf või midagi sellist, midagi selle moodigi ei ole. No ma lootsin ka sellest naiste finaalist enamat, aga muidugi Azarenka siis Šarapole tegi nagu tädile, ütleme niimoodi. Pani selle asja. Kuigi see Šarapova poolfinaal näiteks, mida ma vaatasin ka täitsa otsepildis, oli küll põnev ja pakkus küll elamast päris hea mäng. No vaat, seal ongi niimoodi, et kas on või ei ole, aga meeste mängust on, mis on, aga võitlust igal vähemalt nende nelja vahel. Aga ainult nende ässade vahel. No aga ongi, eelringi vaatad naiste tennist ja siis sealt poolfinaalid, finaalid. Küll aga tasub kogu aeg jälgida Mehed ei nuta ennustusvõistlust, kus vahepeal sai siin ekslikult juba kuskil ka poetatud, vähemalt meie Facebooki lehel, et jaanuari viimane nädal läks käima, tegelikult jaanuari ennustusvõistluse viimane nädal algab nüüd, sest jaanuar veel kestab. Viimase nädala saldo oli selline, et minul õnnestus võtta 2 punkti ja 0 pealt pääseda, Novak Djokovic võit Austraalias ning Indrek Visnapuu lahkumine Tartu treeneri koha pealt, Jaan sai 1 punkti Djokovici eest ja Peep 1 punkti Visnapuu eest, ehk et seis on Peebul 4, minul ja Jaanil 2, ning meie Facebooki lehel on Mart ja Ronek on 7 punktiga seal juhtimas enne viimast nädalat, nii et seis on väga tasavägine seal. Seal tuleb meil see Visnapuu küsimus siiski nullida, kuna põhimõtteliselt loetud tunnid pärast küsimuse edastamist uudis tuli välja ja natukene ebaaus oleks neid punkte seal lugema hakata. Aga uue nädala esimene küsimus on Eveli Saueste. Oslo MK-le on ta minemas välja, küsime sprindis mitmendas 10. on Eveli Saue. Ütle. Ja ma ise ütlen, ma ütlen, et ta on 8. 10. No ma ütlen ikkagi parem, et 6. 10. Ma panen sinna vahele siis 7. 10. Et ei ole väga suuri lootusi meil temaga seoses. Aga küsimus number 2. Laupäeval on tulemas selle nädala teine, Maius pole koduses korvpallis, kui esimene on täna õhtul juba Tartus, kus Tarvas ja Tartu lähevad vastamisi, siis laupäeval see peaks olema Baltiliiga mäng, mis teeb asja veel eriti vürtsikaks, Kalevi ja Tartu vahel, Kullamäe versus Kuusma. Ja ma ise jään ikkagi siin Kalevi peale. No ma panen Tartu siis. No ma arvan, et tegelikult Tartu tõmmatakse tänasusse tüüjaks, mul on nagu siseinfot, et Tarvas on päris kõva soos, läheb täna sinna põrutama seda asja, nii et ma ütlen, et ikkagi ja Tallinnasse tuleb Rokk võidab, ütleme nii. Ma kirjutasin sulle juba ära siia Tartu kirja. Kalev võidab ja siin on Tartu niimoodi. Ei, ma ütlesin Rokk võidab, mis Kalev. Okei, selle klaarime pärast ära, mis siin paberil on. Aga 3. küsimus. Andres Raja, mitu punkti kogub Tallinna mitmevõistlusel, 7 võistluses. Paneme pluss-miinus 30 punkti seal eksimisruumiks ka ja ma pluss-miinus 30 on palju paneme. No paneme 30 last alla ja pakume siin ise kohe alustuseks sellise 6000 teeb ta ära, aga sealt mitte väga palju rohkem, 6013. 6020. Nii, ja mina usun Andres Rajasse, usun, et Andreina Saarma on teinud kõva töö ja mees läheb MM-pileti peale välja. 7000 pakub. 6160. No miks 7000 ei pakkunud? Sellega võib saada viimasena MM-ile peale. No väga võimas. Aga võtame saate kokku sellega, et ennustage Pahv.comis, kus olen mina taas Peebu nimelises portaalis. Kõige rohkem võitnud seal. Palgatööd pole varsti enam vaja teha, eks ju. Just, ja jälgige meid meie Facebooki lehel facebook.com Mehed ei nuta ja kohtume järgmisel nädalal. Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv.
Mehed ei nuta.